Tere tulemast Eesti Lionite podcasti Lahkus loeb. Mul on suur au ja suur rõõm tervitada Raivo Koksarit, kogenud Lionit, inspireerivat juhti ja edasiviivat mõtlejat. Raivo on olnud Eesti Lionite piirkonna kuberner aastal 2016 ja kuni 2017. Täitnud kõiki ametikohti piirkonnas ning LC Laagri üks asutajatest. Alustame algusest. Mis sind ajendas Lions klubi looma koos mõttekaaslastega ja millal sa selle otsuse tegid? Nii, ja siis ma veel kord tervitan siis enda poolt ka. See on muidugi niisugune huvitav sissejuhatus, et kõikidel algustel on kuskil algus. Ja meil oli, minu jaoks oli Lions liikumine oli tegelikult tol ajal niisugune natukene müstiline ja kuidagi arusaamatu, et millega nad siis tegelevad. Et nii nagu praegu kurdetakse, et Lionid pole hästi näha, siis tegelikult tol ajal oli see võib-olla veel keerulisem näha neid Lionid, mida nad teevad ja kes nad on. Tol ajal sa mõtled millal? Siis kui meie klubi asutamine toimus et ma nägin ausalt öeldes maakomisjoni istungil, nägin üks maakomisjoni liige, kellel oli siis Lions märk oli rinnas ja see tekitas niisuguse väikese mõtte, et mis pagan see L-täht siis tähendab. Aga siis leidus... Millal see mõte? No tegelikult ütleme niimoodi, et kui me 2008 lõpuks moodustasime klubi, siis 2007 ja isegi natuke parem hakkas selle vastu mingisugune huvi tekkima. Aga ütleme, meil oli siis üks ka meie klubi asutajatest üks hästi aktiivne kohalik tegelane, tollaegne volikogu liige, kes siis tõi kohale meie liikumises silma paistnud. Seal oli siis Toivo Riima ja Kalle Elster ja nemad rääkisid meile natuke rohkem sellest Lions liikumisest ja edasi oli mõeldud tehtud ja klubi sai asutatud. Klubi sai alguses päris rohke arvuline, aga arvestades, et me olime tol ajal ikkagi suhteliselt noored mehed, kuigi ma ei tunnista, et ma praegu vana olen, aga me olime noored mehed ja eks neid tegevusi on ju kõigil selles vanuses rohkem, et eks hakkas see pereheitmine hakkas algusest peale pihta, aga me päris pikalt püsisime ikkagi väga, väga arvuka klubina ja mida rohkem on klubis liikunud, seda rohkem jõuab ära teha, see on selge, et selts siis segasem. Aga see põhimõtteliselt hakkas sellest pihta ja ütleme nii, et see tundus meile põnev ja väljakutse oli huvitav. Väga põnev lugu. Jätkame sellega, mis sind motiveerib. Mis sind jätkuvalt heategevusega siis tegelema innustab? Siin on üks huvitav asi, et ma olen ju tegelikult pidanud koolitusi meie Lionitele. Ja üks siis esitlus ongi motivatsioon. Et sellele me võime jääda pikalt pidama, eks ole, et mis asi on motivatsioon ja kust ta tuleb. Aga mina olen ka alati rõhutanud, et kõige tähtsam on leida see sisemine mootor ja panna see tuksuma ja siis seda motivatsiooni tuleb. Ja muidugi loomulikult, et nii nagu on räägitud, see sama tänutunne, mis sa ikkagi näed inimestes, et mitte, et me käiksime seda nüüd meelega kuskilt välja pressimas, aga kui sa tõepoolest suudad teha mingisuguse teo või siis mingisuguse, ütleme siis ka materiaalse hüve kellelegi, mis teda aitab selles hetkes, siis tegelikult see tänutunne, see ikkagi tiivustab päris kindlasti. Tagasi tuleb, ütleme nii kui rohkem öeldakse, et mida külvad, seda lõikad. Et tahaks siis lõigata nagu rõõmu. Head tunnet, jah. Ja siis sul on väga põnev taust olnud Lionina, et palun räägi põgusalt, mis ameteid sa oled pidanud? Jah, ütleme niimoodi, et mina olin oma klubis, olin siis teine president, esimene president oli meil Eero, tema järel tulin mina, et me olime siis ikkagi noored ja rohelised Lions liikumises. Aga ma olen lollaka põhjalikkusega alati üritan kõik asjad selgeks teha ja tuleb tunnistada, et Eero väga koosolekutel käinud. Mina hakkasin siis käima juba tol ajal asepresidendina, hakkasin käima kõikidel üldkoosolekutel ja seda ausalt öeldes kuni siis oma kuberneri ametini välja praktiliselt kõikidel koosolekutel 4 korda aastas
annab jube hea ülevaate kogu organisatsioonist, kuidas ta toimib, millised on probleemid ja annab ka suure ettekujutuse sellest, et pagan võtaks, me leiutame jalgratast ikka hämmastavalt tihti, et ei ole nagu mõistlik, aga nii ta paraku on. Et see on seesama organisatsiooni rotatsiooni ja nende juhtide vahetumise, ütleme siis hea pool ja siis ka siis needus. Et noh, jah, et me oleme erinevad juhivõimekusega ja kes suudab rohkem, kes vähem, et mõnikord siis tunned, et asi läheb nagu libisema ja siis... Mõnel võib-olla polegi väga palju plaane või siis teeb nii põhjalikult. Jah, ütleme niimoodi, et kes viitsib meil vaadata nii-öelda liikmete poole, ajaloo poole, siis seal on läbi aastate lõike on näha ju, mis sündmusi on iga kuberneri aastal toimunud, et kellel on seal mitu lehekülge, kellel on võib-olla seal pool lehekülge neid sündmusi, siis see näitab ka mingil määral seda aktiivsust, aga kui sa küsid ametikohti edasi, siis jah, ma olen olnud tsooni esimees, regiooni esimees, koolitustoimkonna juht, siis meil on ju liidrite toimkond, selle juht olen olnud, olen liikmeskonna toimkonna juht olnud ja olen kuulunud ka siis PSL-i, et noh, ühesõnaga jah, et jah, kulub ikka õige mitu näppu ära lugeda, et mida kõike teha, et noh, eks ütleme, meie liikmed on selle hindajad, kui hästi ma nende ametitega hakkama olen saanud, aga noh, siis kui tuli aeg kuberneriks kandideerida, siis meil oli 3 kandidaati ja mina võitsin. Et see oli ka tegelikult viimane kord, kus meil oli päriselt oli konkurss. Et edasi on hakanud nagu natukene siis selline määramine või ärarääkimine, et see on üks paha koht meie organisatsioonis, mida tuleks kindlasti muuta, et inimesed pürgiksid nendele kohtadele, et võtaksid seda vastutust. See on jah vastutus, see on töö, see on selge, aga tegelikult see annab ka päris kõvasti tagasi. Esiteks inimene võib kasvada nii-öelda siis organisatsioonis oma organiseerimisvõimekusega ja suhtlemine erinevate inimestega, et see ju tegelikult kõik arendab, et eks siis ma alati julgustan, et ei maksa karta, aga tuleb siiski tunnistada, et see on töö nagu iga töö, et päris niimoodi ülejala ei saa, et see ei ole auamet. Et see on igas organisatsioonis, et juht peab tegelikult võtma vastutuse ja juhi põhiülesanne muidugi, mis minul ilmselt õnnestus, sellepärast, et ma ikkagi väidan, et minu kubernaasta oli tõsine õnnestumine, see oli 100 aastat lajonismi, et veel enam oli siis nagu vastutust rohkem. Aga need inimesed, kellega koos me tegime, need olid ikka väga-väga vahvad inimesed, et regiooni esimehed, keda mul õnnestus siis oma töörühma saada, need tegid ikka väga suure töö ära ja oli kihvt, et tegelikult tagantjärgi mõtled, et siin Siiri on öelnud, et kurat, et 1 aasta on nagu vähe. Et ausalt öeldes, noh, kuidas kellelgi, et mõni võib-olla hingab kergendatud, et aasta sai läbi, aga noh, paljud asjad võivad jääda siis õhku rippuma tänu sellele, et võib-olla sinu järeltulija ei hinda väga seda sinu panust ja või siis mõni projekt on pika. No jah, ma ausalt öeldes sain kõva kriitikat, kui ma kunagi enne üldse kuberneri astumist kritiseerisin, et meil on kogu aeg on erinevad projektid, et kui vaadata laeva mõistes selja taha, siis kiiluvesi on sinka-vonka, mis tähendab, et tegelikult et ühte selget sihti ei ole. Noh, ütleme nii, et oli siin paar vanemat kuberneri, kes selle peale kohutavalt solvusid. Mina leidsin, et see ei ole põhjus solvuda, et konstruktiivne kriitika ja täna võib öelda, et me oleme mõistlikult käitunud, et meil on lahkus loeb ja kõik kubernerid on joondunud selle ühe slogani taha, mis on minu arvates suurepärane. Ehk siis, kui me tahame organisatsiooni rohkem pilti saada, siis meil peab olema endal niisugune kindel kuvand. Ja me oleme, ütleme niimoodi, et minu arvates viimatel aastatel astunud päris mitu sammu õiges suunas ja loodetavasti see jätkub. Jah, väga-väga tore. Oskad sa välja tuua mõnda sellist väga naljakat või põnevat lugu seoses sinu ametitega? No jah, et niimoodi juve raske on kohe lennust mõelda välja, sest et ega naljakaid seiku kindlasti on ja ega siis me ei ole surmtõsiselt tegemas mingisugust tont teab mida.
aga noh, pigem on niimoodi, et on minu kuberneri aastal on kindlasti olnud selliseid suuremaid sündmusi. Üks oli loomulikult meie gala, kus oli 860 külalist, mis oli tõsiselt vinge. Et see peeti siis värskes Hiltonis ja ma kardan, et seda külaliste hulka vist keegi lähiajal vähemasti üle ei löö. Kuigi hea meel oleks, kui keegi teeks seda. Et sellega me saime hakkama ja meil olid paar ülivinget projekti, et oli siis silmade kontrolli projekt, mis isegi ma olen kuulnud siin-seal siiamaani elab, et kontrollime väikelaste silmanägemist. Ja oli meie lõviveri projekt, et kus siis koguti verd. Et sellised asjad on kindlasti hästi toredad ja minu jaoks oli tohutult emotsionaalne oli siis, kui meil Pärnus oli üldkoosolek ja siis raske puudega väikelaste vanemad kirjeldasid oma igapäevaelu, kuidas nad siis selle lapsega toime tulevad, et me toetasime neid ka. Ja siis sa saad aru, et tegelikult see tegevus, mis sa teed, et see tõepoolest loeb midagi, see muudab kellegi elu. Ja see ongi ju see, mida me tahame teha. Aga räägime nüüd projektidest lähemalt, et milliseid suuremaid ja meeldejäävamaid projekte on teie laagriklubi kogukonna heaks korraldanud? No meie klubi on, ütleme siis, täna niisuguses võib-olla seisus, kus me peaksime vaatama iseendile ja kogu olukorrale otsa, et tuleks leida uus hingamine. Aga varasemalt on laagriklubi teinud päris vingeid asju. Üks oli meil näiteks, mis mul tuleb meelde, oli kolmikutele lastevankri hankimine. Et see ei ole ausalt öeldes kaubandusvõrgud niisugune, et lähed ja ostad. Ja üks meie klubi liige siis ajas selle Poolast välja ja meie siis varustasime siis vajalike asjadega selle kolmiku perekonda ja ma ütlen, et meil oli, kui ma ei eksi, siis oli kuskil 20 000 laiki oli, mis näitas, et tegelikult läbi selliste tegude saab väga hästi, saab pilti, saab näidata kogukonnale, mida me teeme. No see oli nüüd, ütleme, üksik pere, aga tuleb meelde, korraldasime näiteks lastele, korraldasime suusapäeva, et kus olid siis 1. 3. klassi lapsed, kui ma nüüd õieti mäletan ja see oli väga vinge, ostsime kõikidele lastele osalejamedalid ja üks pisike poiss tuli minu juurde, ütles, ma sain medali, ma pole kunagi elus saanud medalit. See oli nii kihvt tunne, et ma siiamaani seljaga arvatus püsti, kui ma tuletan meelde seda emotsiooni, et ei olnud palju raha vaja, see medali ju maksis, ütleme siis piltlikult öeldes sente, aga emotsioon, mis sellest tuli, see oli täiesti uskumatu. No selle peale muidugi me siis ostsime Ääsmäe koolile, ostsime kõigepealt 3 komplekti suuski ja kuna need läks nii hästi peale, siis ostsime 30. Ehk siis jällegi nagu suunaga kogukonna poole. Aga nende projektide rahastamiseks me korraldasime Saue valla suvelõpupeol toitlustamist, et terve klubi oli siis kaasatud. Et tegime siis šašlõkki ja õpstasime lõhet ja inimesed said süüa. Ja muidugi korjasime raha ja kui sa küsid nagu naljakaid seiku, siis meie klubil on mitu niisugust verstaposti selja taga, aga üks oli siis selline, et kuna me müüsime õlut ja siidrit ka, et siis igaüks, kes ise joob, paneb ühte nimekirja. Nimekiri oli meil telgis seina peal ja siis kes jõi, see läks pani linnukese sinna. Aga et siis järgmine hommiku, kui oli asjade kokkukorjamine, siis see silt või siis see nimekiri oli kadunud. Ega mingit õnnetust sellest ei sündinud, aga me lihtsalt naersime, et ju siis keegi lihtsalt häbenes neid ristikesi oma nime taga ja otsustas siis selle nii-öelda ära likvideerida. Et selliseid naljakaid asju tuleb ette ja meil oli kunagi üks klubi liige, kellel oli siis Kala-nimeline perekonnanimi ja siis me tegime ka mingisuguse sellise slogani, sellepärast et ta organiseeris meie klubi toitlustamise sellisel moel, et me ilmselt, kui me oleks kuskilt Gloriast tellinud, me oleks samad odavamalt. Aga ta tõi mingisuguse oma sõbra koka kohale, kes jõi ära pooled meie viinad ja nii edasi. Selline oli klubi õhtu ja pärast me siis panime, ma ütlen otse välja, et perekonnanimi oli Särg, aga siis me panime kuivatatud särje, panime raami ja kirjutasime sinna alla, oma särg on ihule kõige ligemal.
ehk siis me suhtusime ka huumorisse, et ega me teda nüüd päriselt risti ei löönud, aga ütleme siis, et see oli natuke anekdootlik ja selliseid asju ikka tuleb ette ja ütleme, need kogukonnale suunatud tegevused ongi võib-olla seotud sellega, et näiteks ostsime ühele mitte väga raske puudega, aga siis liikumispuudega tüdrukule ostsime hästi korraliku arvuti, kuna ta oli tohutu arvutihuviline, aga niisugusest majanduslikult mitte väga toimetulevast perest. Siis kinkisime, mina käisin siis oma klubi presidendi, käisin seda üle andmas ja jälle niisugune emotsioon, mida raha eest ei saa. Ehk siis need on vahvad asjad ja neid on alati meeldib meelde tuletada. Jaa, võimas tegelikult, kui sa just kirjeldad seda kontakti, eriti lastega just, et kui soe ja... Mina oma kuberneri aastal rõhutasin ka, et see on ju anekdootlik, eks ole, et lapsed ju valivad meile vanadekodu. Ehk siis käituge oma lastega hästi. Et muidu läheb nagu jamaks. Aga mina muidugi olen ka alati öelnud, et suured inimesed ja ka pensionärid võivad valida endale ju nii riigivalitsejaid kui kohaliku võimu esindajaid nii edasi, aga lapsed seda teha ei saa. Ehk siis tegelikult laste ees seismine, ma arvan, on Lionitele ikkagi auasi ja mina rõhutasin kogu aeg, et lapsed eelkõige. Et seda on ka varasemad kubernerid on erinevatel ütleme siis lähenemistel kasutanud just seda, et igale lapsele kodu ja nii edasi, et on väga vahvaid niisuguseid algatusi olnud kuberneride poolt. Aga mina püüdsin siis ka oma gaalakõnes tõin välja selle, et lapsed eelkõige. Aga liigume siit edasi tulevikuplaanide juurde, et mis on just teie klubi järgmised eesmärgid ja projektid? Jah, ma nagu põgusalt puudutasin, et olles siis olnud organisatsiooni piltlikult öeldes tippjuht, on see pilt nagu selles mõttes natuke selgem, et klubidel ongi selliseid perioode, et kus minnakse üles, minnakse alla, kus toimub mingisugune teatud identiteedikriis, hakatakse otsima, mida teha. Et ilmselt eriti veel täna, kus on tohutu võimalus tegeleda igasuguste asjadega ja väljundeid on hästi palju, siis on hästi oluline mitte ainult meie klubile, aga siis Lions liikumisele leida need õiged võtmekohad ja kuhu poole minna. Ehk siis mina püüan nagu oma klubis ka siis rõhutada seda, et kõige tähtsam, et klubis oleks fun. Et need inimesed, kes koos käivad, neil oleks tore koos käia, et see ei oleks mingisugune kohustus. Et ma käin laulukooris laulmas ja see on selline emotsioon, et lähed iga kord ja see on 4 korda kuus, iga nädal. Ja ei tundu kohustusena, et tegelikult peaks olema Lions klubi, öeldaksegi, et mitte koosolek, vaid mis iganes, seal on mingi õhtu või koos viibimine, et ärme kasuta sõna koosolek ja nii edasi. Aga ka need koos viibimised peaksid olema tegelikult sellised, et sa lähedki sinna mõnuga, et kohtud nende inimestega, kellega oled juba teinud igasuguseid vägevaid asju. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus ka meie organisatsioon peab vaatama hästi-hästi tugevalt endasse, et kui meil endal fun, siis me suudame väljapoole peegeldada seesama fun'i. Et kui meil kurdetakse, et meil ei tule noori juurde, siis ma olen näiteks toonud, et miks siis Toidupank ka ju teevad ju tööd ja nii edasi, et kuidas nemad suudavad ja neil on hästi palju noori inimesi kaasatud. Et järelikult nad teevad midagi teistmoodi, et me peame siis vaatama, mis meil teistmoodi toimub. Ja tuleviku vaates, ma ütlen, et ma ei saa seda lahti siduda meie organisatsiooni üldisest pildist, et ma ikkagi veel vist jätkuvalt tegelen koolitustega, nagu ma aru saan ka see aasta ja mul on Lions Quest vedada, et Lions Quest on siis sotsiaalemotsionaalsete oskuste arendamise programm. Kuulun ka selle kaudu siis haridusministeeriumi kiusuvaba töörühma liikmeskonda. Aga seal on ikkagi raha küsimus, et me kivaga võistelda ei suuda, sest kiva on rahastatud riiklikult, aga meil on õhinapõhine. Ehk siis see on see koht, kus juures, ütleme siis tänaseks risti löödud haridusminister Mailis Reps kuulas ära meie programmi, esitasime talle selle suure seltskonna ees ja ta ütles, et see on suurepärane ennetusprogramm ja ma olen jätkuvalt absoluutselt veendunud, et see on parem kui kiva. Aga kuidas me suudame otsustajad sinna kallutada, see on teine küsimus, et kõigepealt tuleb oma organisatsioonis saada korralikult jalg maha
et need on lihtsalt niisugused, kui sa räägid tulevikust, et ma tahaks siia juurde öelda, et soomlased näiteks palkasid endale järgmiseks 3 aastaks professionaalse turundaja, sest nad on aru saanud, et täpselt seesama, nii et meie teame kõige paremini, me ei tea kõige paremini, et palkasid professionaalse turundaja, kuna neil on liikmeskond 26 000 pealt kukkunud 17 000 peale 10 aastaga, mis on päris dramaatiline. Ega meil ka nagu väga midagi siin rõõmustada ei ole, aga me oleme kogu aeg kõikunud siin 1100, 1200, 1300 kandis, mis on tegelikult heategevusorganisatsioonidest väga kõva tulemus Eestis. Et ei ole nagu häbeneda, aga rahule jääda ikkagi ei tohi. Aga üks suurimaid on ju, või ongi suurim? Kuidas? Ongi suurim vist? No tegelikult on suurim jah liikmeskonnalt ja meie head kolleegid Rotarid, neil on natuke ülesehitus on teine, nemad on oma organisatsioonid poole väiksemad. Neil ei ole isegi iseseisvat piirkonda, mida võime uhkelt öelda, et meil on ikka oma kuberner. Nende kubernerid on Soomes. Nii et natuke on teistmoodi. Aga see ei tähenda seda, et me nagu rivaalitseks, sest kui sa siin vahepeal küsisid sündmustest, siis minu kuberneri aasta lõpus me korraldasime ju sellise heategevuspikniku, kus siis osalesid seal Roundtable ja kes seal siis Eestis kõik, kes me suutsime kokku saada, heategevusorganisatsioonid, ka Rotarid käisid ja tegime siis sellisest korraliku ilusa kokkusaamise. Et see on jälle see koht, kus ma alati ütlen, et koostöö on palju mõistlikum ka siis erinevate heategevusorganisatsioonide vahel, mitte rivaalitsemine. Ilmselt seda silmnähtavalt vast ei ole ka kuskil. Et kõigil on oma rida ajada, aga ma ütlen, et koostöös võib-olla oleksime paremini nähtavad. Seda ka meie teeme. See on just see, et tulevikku vaadates, et meil on kindlasti vaja üle saada siis sellest kinnisest olekust, me peaksime olema rohkem nähtavad. Et siin on räägitud vahepeal, et tuleks teha mingisugune Lionstuba, ma ütlen, et Lenini toad meid olid, et ärme tee. Ma ütlesin, juhul kui siis võib-olla parem rentida kuskilt vitriinpinda kuskilt suurtes kaubanduskeskustes ja panna seal niisugune võib-olla siis võib-olla kord kuus vahetatav pildinäitus, et inimesed, kes keskustes käivad ju tuhanded inimesed, nad näevad, millega me tegeleme. Ehk siis kui keegi ei tea, millega tegeletakse, siis ei ole ka kellegi põhjust toetada, et millega neid L-tähega naisi ja mehi siis süüakse. Aga liigume siit edasi, et kui suuremat pilti vaadata ja mis sinu tunnetus on, et kuidas on su klubi tegevus oma kogukonda või siis tervet piirkonda mõjutanud? No piirkonnale ilmselt mõju avaldas see, kui meie klubi oli kuberneri klubi. Et me saime ikkagi piirkonnas võib-olla natuke suurema auditooriumi oma tegevustele, me saime paremini oma tegevust tutvustada, me saime suunata ja läbi siis kuberneri, eks ole, me muutsime mõningaid kivinenud tavasi, natukene koosolekute formaati ja nii edasi, et kindlasti piirkonnale me mõju avaldasime ja ütleme siis oma hiilgeaegadel me oleme olnud kindlasti piirkonnale ka eeskujuks, et täna me seda positsiooni paraku ei oma, aga et mingisugune positiivne mõju meie tegevused kindlasti oli. Ja ma arvan, et see ongi hästi oluline, et kui mingi klubi ükskõik on parajasti oma laineharjal, et ta avaldab siis nii-öelda ka piirkonnale mõju läbi siis oma sädeinimeste, kes siis parasjagu seal on need kõige säravamad isikud, et nad tuleksid välja ja teeksid, et nad ei teeks seda ainult klubi tasandil, vaid tuleksid ka piirkonda ja siin on hästi oluline ka võib-olla sõnum nii-öelda kuberneridele või eriti tulevastele kubernerile, et nad ikkagi hästi terava pilguga vaataksid neid sädeinimesi, et lihtsalt need on need, kes veavad tegelikult organisatsiooni edasi, sest mõtlen veel, kui palka keegi ei saa, et see on vaja lihtsalt leida see, nagu sa alguses küsisid, motivatsiooni. Et see ongi seest vaja üles leida ja siis teha. Ja, siit on hea minna teise küsimuse juurde, järgmise küsimuse juurde, et kuidas teisi kaasata, et kuidas sina motiveerid inimesi oma projektidega liituma? Kas oma klubis või siis, kui sa kuberner olid? No ütleme, et kuna ma olen ettevõtja ja ettevõtte juht, siis võib-olla
on nagu raske eristada, et kuidas see kaasamine käib, et ettevõttes muidugi tänapäeval ei käi ka käsuga. Tänapäeval sa pead ikkagi suutma kaasa vedada inimesi. Et vanasti oli see, et andsid käsu ja kui käsku ei täidetud, andsid võmmu kuklasse, enam ei käi nii. Vabatahtlikus organisatsioonis seda enam, et eelkõige isiklik eeskuju, veenmine ja huvitavad projektid. Et tegelikult, kui sa lähed ikka midagi magedat kaela määrima, siis sa võid ükskõik kui osava jutuga olla, et asi ei toimi. Ehk siis, hea rääkida kogenud inimesega. Jah, et sa pead ikkagi leidma selle, mis inimesi innustab ja ma olen alati öelnud, nii nagu ka poliitikas tuleb alati küsida endalt, et mida ma olen tulnud muutma, mida ma olen tulnud parandama. Ja kui sa oskad sellele küsimusele vastata, siis sa leiad sellele ka inimesed, kes tulevad sinuga kaasa. Et seal ei ole mitte midagi muud, on suhteliselt triviaalne, suhteliselt lihtne, aga samas ka keeruline, et see on seesama, mida ma olen alati öelnud, et kui sa lähed oma organisatsiooni tutvustama, siis on see niinimetatud lifti kõne, et see peab olema hästi veenev. Et küsitakse, et miks sa siin oled, mis sind motiveerib, nii kui sina küsid, eks ole, ma sain täna pikalt rääkida, aga tegelikult tuleb osata see hästi lühidalt kokku võtta, et see on oluline. Ja, siit liigume juhatamise teemale, et kuidas sa juhid inimesi klubis ja oma ettevõttes ja kas need on väga erinevad? Vaata, ma juba eelmises ja võrdleme nüüd ettevõttes. Jooksis nagu haakub sisse või võiks vaataks tagasi, siis tegelikult ega see juhtimine ongi tänapäeval keerulisem, oluliselt keerulisem, sellepärast, et juhtimise paradigmad on muutunud päris oluliselt. Meil kõigil on oma vaba tahe. Kumbas sa nüüd räägid, kas klubi... Nii klubis kui ettevõtluses on täpselt samad tendentsid, et sa ei saa enam sellise vanamoelise direktori toolist käskude andmisega mitte midagi juhtida. Et eelkõige see on ikkagi niimoodi, et võttes nagu asja huumoriga, et nii nagu Lenin tassis palki, et sa pead ise minema ka seda palki tassima või siis Jüri Ratas meil tassis viimati, eks ole. Et see kaasamine käib ikkagi läbi selle, et sa käärid ikkagi ka käised üles ja võtad otsast kinni ja teed teistega koos ja siis tuleb ka, ütleme, sinuga inimesi kaasa, hea küll, ettevõtte tasandil võib-olla siis sa ei pea otseselt füüsiliselt midagi tegema minema, aga inimesed peavad nägema, et sa tegelikult hoolid sellest, mida nad teevad. Ja täpselt sama on siis laiendusorganisatsioonis, et sul peab olema see sära silmas, et kui sa midagi teed, et kui sa lihtsalt lähed mingit tuima panema, siis ei tule mitte keegi sulle. Eesti inimene pidi olema tuim inimese loom, aga mina ei usu seda. Mul on sorts vene verd ka sees. Et võib-olla see mõjub nagu teistmoodi. Ja, et see juhtimine on aga juhtimine veel kord, et siin ma olen täna juba rääkinud, et juhtimine ikkagi allub sellele, et sa pead leidma õiged inimesed. Sa pead lihtsalt leidma õiged inimesed, üksi ei tee midagi ära. Et sa võid üksi ennast lolliks rabeleda ja täna muidugi ettevõtluses on see paha aeg, et kus ütleme, see palgatemaatika jookseb nii eest ära, ja inimeste motivatsioon, eriti füüsilist tööd teha, on hästi madal, siis on hästi keeruline, et seal tuleb nüüd tõesti väga palju ise joosta. Aga mis puudutab niisugust pehmemaid asju ja erialasid, siis seal on ikkagi võimalik delegeerida, seal on võimalik leida vaheastmeid ja nii edasi. Kaasa arvatud siis ühiskondlikes organisatsioonides, siin on täpselt sama oluline, et veel kord, et leida need inimesed, kes on sinuga koos ja kes sinul aitavad seda teha. Ja kui sind aidatakse, jumal hoidku, siis on ju hästi. Siis piiritu. Jah, siis ongi sky is the limit, eks ole. Aga kindlasti on ka probleeme olnud, et milliseid probleeme oled projektide käigus kohanud ja kuidas neid lahendanud? Ütleme nii, et nii nagu kõikide meie elus ette tulevate asjadega, siis probleemid võivad tihtipeale olla, eelkõige kui me räägime heategevusprojektidest, siis finantsprobleemid, eks ole, et leida nüüd piisav rahastus või leida sellele või teisele projektile raha, mis need kulud ära kataks ja nii edasi, et mitte minna koormama kedagi, et kuule, et maksa nüüd sina ja nii edasi. Et need on sellised, mis ilmselt kisuvad tagasi ja mõnikord kahjuks on ka, et panustad valedele inimestele, et asjad ei liigu lihtsalt sellepärast. Et inimene, mina nimetan siis kahte liiki inimesi on sprinterid, kes säravad, teevad 100 meetrit ära ja siis lõõtsutavad aasta aega. Ja siis on olemas need tööhobused, ma pigem liigitaksin ennast ka sinna tööhobuste hulka, kes siis veavad aasta läbi.
võib-olla mitte nii säravalt kohe suure hooga, aga nad on alati olemas, nad jaksavad, viitsivad teha ja neid inimesi tuleb tähele panna, neid inimesi tuleb otsida omale meeskonda, et säravad inimesed, las nad jäävadki sprinteriks, las nad jooksevad siis sealt. Noh, see võib-olla taandubki sellele, et võib-olla siis nendele inimestele tuleb leida selliseid projektipõhiseid heategevuse asju, et mis ongi niimoodi, et laseme kõvasti kella, vilet, tehakse projekt ära, laseme jälle kella ja vilet ja tõmbame joone alla. Et inimene nagu pikaajaliste asjadega ei viitsi, ei taha teha, aga siin ongi see juhtimise võib-olla siis üks olulisi moment, et sa pead suutma nagu ära eristada, et kes on kes ja kes millega tegeleb, et see peaks olema, ma arvan, üks hea juhi omadus, et mina olen õnnetuseks või ma ei tea, milleks ma olen olnud siis 34 aastat või rohkem ettevõtja. Et kõik võivad uskuda, et see ei ole üldse lihtne, et 24/7 oled ettevõtja, sa ei saa olla, et ma käin 8 tundi ja siis ma ei ole enam ettevõtja, sa oled 24/7. Ööpäev läbi oled ettevõtja, ärkad öösel ka üles ja sind vaevavad mured ja vaevavad mitte ainult mured töö ja muule, vaid ka inimeste probleemid, vahel tulevad inimesed, jagavad oma koormat sinuga ja siis sa pead seda tassima, ei saa seda kuskile visata ja siis sa käid sellega ka ringi. Aga noh, ütleme nii, et lõppkokkuvõttes see kõik ju annab rohkem tagasi. Et see annabki seda energiat, millega edasi elada. Siis pöördume isikliku arengu juurde, et kuidas on klubiga liitumine sind isiklikult arendanud? Ma arvan, et nüüd võtta kokku kõik see, mis ma olen siin jõudnud ära jahvatada, siis ilmselt ongi see isiksuse arengu puhul on kõige rohkem see, et sa näed ennast natukene teistsuguse nurga alt. Satud võib-olla sellest oma mugavustsoonist välja, siis on küsimus selles, kuidas sellega toime tuled. Et kindlasti on see seotud isiksuse arenguga ja see viib sind võib-olla siis ka nii mentaalselt uutele radadele ja mis on nagu eriti oluline või mis on üldse, ma arvan, kogu selle liikumise või siis sellise klubilise toimetamiseks põhilisi asju on ju inimesed. See väärtus on selles, et sa puutud kokku erinevate inimestega, erinevad inimesed mõjutavad ju sind kui isiksust ka. Ja võib-olla siis kuskilt leiad sa asju, mida võib-olla tasub järgida ja kuskilt sa näed asju, mida võib-olla siis läbi teise peegeldades näed, et oi pagan, et minul on ka siuke jama sees, et äkki püüad seda nii-öelda maha lihvida. Kas ta õnnestub, ma ei tea, aga vähemasti teadvustad endale, et see osa minus ei ole väga, väga hea, et prooviks selle teistsuguseks teha. Et see on just isiksuse arendamise seisukohalt ja muidugi ütleme, see organisatsiooni juhtimine on minul on muidugi varasem ühiskondlik organisatsiooni juhtimine on poliitikast kaasa tuua, et olen kunagi vähe aktiivsemalt sellega tegelenud, et ma olen kunagi olnud ka Saue valla volikogus olin, Lionile kohaselt olin sotsiaalkomisjoni esimees, ehk siis tegelesin ikka nendega, kes kehvemini toime tulevad, et see oli kuidagi siis volikogu arvates minu jaoks õige väljund. Ma ei protesteerinud ka tegelikult, et teistmoodi huvitav, seal olid ka just need lapsed ja muidugi ka siis eakad inimesed, ja ka see on see koht, kus sa tegelikult isiksusena arened. Et mina olen selle seisukohal, et inimene ei tohi seisma jääda, ükskõik kui palju ta neid aastaid juurde tuleb, kogu aeg tuleb areneda. Et kui see arene, siis on jama käes ja siis võib kaane kinni lüüa ja nägemist. Et selle peale veel ei tahaks nagu minna, et tahaks ka siis vaadata, mis siin toimub ja võtta siis šnitti headest asjadest ja et see on kindlasti ja klubi tasandil täpselt samamoodi, et sa tegelikult ju põrkad kokku täiesti erinevate egodega. Sa pead suutma neid valitseda. Nagu ma ütlesin, mul on ettevõtja taust, mul on olnud naiste kollektiivid ja meeste kollektiivid. Et ütlen sulle, kui naisterahval ütlen, naiste kollektiivi on oluliselt raskem juhtida. Et naised lähevad kuidagi, lähevad väga, väga õelaks ja nõelavad väga valusalt. Ja käib ikka niisugused konfliktid on ja tihtipeale need hõõguvad nii-öelda tuha all, sa ei näegi. Sina käid ringi ja järsku vaatad, et ühes nurgas nutab üks, teises nurgas nutab teine. Kutsid välja, mis juhtus, siis tuleb välja, et üks solvas ja teine solvas. Meeste suhtlemine on teistsugune, ütleme siis tulenevalt võib-olla kasvatusest või üleüldse, et need mehed on mehed. Et lahendatakse võib-olla mõni asi lihtsalt minnakse lüüakse kelle nina lömmi ja asi korras ja viha maetud.
et noh, otseselt ma ei propageeri, et niimoodi peaks lahendama, et üldiselt ikkagi peaks sõnadega asjad korda saama, aga meestel on konflikte vähem. Ja noh, see kõik õpetab sind kui juhti toime tulema siis erinevate karakterite ja erinevate emotsioonidega ja nii edasi. Ja ma arvan, et teeb targemaks. Ma ei oska öelda, et räägitakse, et kalasöömine teeb targaks, aga ma arvan, et sellistes positsioonides olemine teeb rohkem targaks. Just, erinevad inimesed ja kogemused ja sündmused ja rikastab. Väga motiveerib. Aga siis lõpetuseks, et räägime klubiga liitumisest. Miks peaks teised siis kuulajad, nägijad teie klubiga liituma ja kuidas nad seda teha saavad? Sa mõtled nüüd inimene nii-öelda tänavalt, et miks peaks liituma? Ja, või teie No, eks noh, ütleme nende aastate jooksul ma olen neid liitumisi ja lahkumisi näinud ja liitutakse täiesti erinevatel põhjustel. On olnud liitumine ka lausa karjerismist tulenevalt, on olnud liitumisi sellest, et äkki ma saan sellest kasu, et ma saan sealt kasulikke tutvusi. Noh, ma arvan, et need on motiivid, mis tegelikult inimest kaua ei hoia. Et tegelikult ikkagi peab olema see, kes liitub, see peab kõigepealt enesest selgusele jõudma, et ta tahab seda teha, ta tahab aidata ja meie ülesanne siis, kui nii-öelda olemasolevas klubis, meie peame siis suutma seda liftikõnet hästi müüma, et suutma need projektid atraktiivseks teha. Meil on tulnud inimesi ju läbi nende projektide ja mul endal oli hästi armas, ma kuskil televisioonis väitlesin, oli ka Lions teemaline vist ja mulle üks teise firma müügijuht helistas, issand jumal, Raivo, ma ei teadnud, kes sa nii toreda asjaga tegeled. Ehk siis see on jälle see, et meist ei teata piisavalt ja teine asi on see, et kui inimene saab teada, millega sa tegeled, et tuleb niisugune positiivne emotsioon. Et see on hästi, ma arvan, oluline ja noh, veel kord, et mis ma siin vahepeal puudutasin, neid vaateaknaid ja nii edasi, et me peame olema nähtavad, me peame ilmtingimata näitama inimestele, mida me teeme. Ja siis inimene vaatab, et jess, ma tahaks ka. Noh, puudutasin vahepeal Toidupanka, noh, neid näed ju kaubanduskeskusel noored toredad inimesed, eks ole, korjavad annetusi. Et küsi, mis on Toidupank, kõik teavad. Küsi, mis on Lions. Uuringud on näidanud, et noh, ütleme siis aidatud vastuste puhul 5%, me ei tea, 5%. See on ju mitte midagi. No, siis järelikult meil on tohutult tööd selle nimel vaja teha, et neid oleks 50 vähemalt, kes teavad, 50%. Ja noh, sinna tuleb pürgida. Ja see on see koht, kus siis me saame uusi liikmeid. On erinevaid meetodeid proovitud. Siin on olnud meil projektid Ask One, et igaüks kutsub ühe ja nii edasi. Noh, tihtipeale on ju nii, et klubis ongi mõttekaaslased juba koos. Et minna kuskilt kedagi kõrvalt vedama on väga keeruline. Muidugi ma ei välista, et see ei töötaks. Et kui me kõik tänased Lionid tõmbaksime ühe liikme juurde, siis meid oleks paar tuhat, mis oleks märkimisväärne, eks ole. Aga millegipärast see ei ole töötanud. Et ikkagi ma arvan, et probleem on natukene sügavam, siis juur on sügavamal, ehk siis seesama, et meie atraktiivsus ja see, et meil oleks fun, et inimene tuleb sinna klubi koosolekule, meie eestlastele tüüpiliselt paneme ta kuskil nurka, me ei tegele temaga ja siis ta mõtleb, mis ma siin teen, läheb minema, järgmine kord ei tule. Et noh, siis ongi, et see inimene, keda kutsutakse, see inimene tuleb kohe kaasata, kohe tööle panna, heas mõttes tööle panna, rakendada teda. Ja ma arvan, et niimoodi saab neid uusi liikmeid ka ja eelkõige jah, et kui sa lähed tänaval astud ligi, et ma olen muuseas seda teinud. Ma olen täiesti lambist küsinud inimesi, kes te teate, mis on Lionid ja mis nad tegelevad ja nii edasi. Sõitsin laeva peal, sõitsin Soomest Eestisse ja istusin laua taga seal ja vaatasin seal mingid noored inimesed vestlesid ja noh, kuidagi sokutasin ennast sinna. Ma olen ju ka siuke plära-lära Leeno, nagu siis praegu tuleb välja. Ja hakkasin rääkima ja küsisin ja ei teadnud ja silmad läksid suureks siis ka. Ütlesin, millega me tegeleme ja küsisin, kus kandist, ma nüüd praegu määlata, kus kandist nad olid, aga ütlesin, et teil on klubi olemas seal, et ei midagi vist oleme kuulnud, aga ei tea küll. Ehk siis jälle järelikult me siis jube kehvasti ennast reklaamime. Nii on. No, me teeme siin ka sellist levitustööd praegust. No absoluutselt, jah. Ja sellepärast ma siin olengi, et muidu ei oleks tulnud. Aga siis tõmbame siin joone alla ja täna rääkisime Raivo Kokseriga LC Laagri klubist.
kes jagas oma kogemusi ja kirge kogukonna ja piirkonna aitamise vastu. Suur aitäh! Aitäh kutsumast!